Minu vasakul käel seisab Pipi Siimann, kes on Järvamaa omavalitsuste liidu esimees, mina olen maavana Paavo Aasma. Me räägime teile 3 kaunist sõna, anname teile võimaluse pista midagi head põske, minna siit majast ära suure tänutundega ja siis sõita mitte nii väga kaugele Tallinnasse, kus te saate seada hästi kaugeid ja kõrgeid sihte teletornis ja saate uurida seda, mis on kõige olulisem, mis on elu alused botaanika aias. Aga mida ma tahtsin teile kaasa öelda, kes 7. ja 8. klassis käivad käis püsti? Väga hea, te pange eriti tähele. Suur osa minu 7. ja 8. klassi pärastlõunatest läks raisku, sest ma tulin kepseldes ruttu koju ja panin TV3 käima, hakkasin vaatama Knight Riderit. Ja nii need päevad läksid ja te võite täna siin naerda, et ega raiskas ju suure osa oma nooruspõlvest ära, tegelikult seal oli mingi püent, oli ikkagi taga ka. Nimelt seal teleseriaalis, odavas Ameerika teleseriaalis oli üks deviis inglise keeles One man can make a difference. Ja see hakkas siiski minu peas 8. klassi suvel ketrama ja mõtlesin ka, et kui üks loopis peaga Ameerika mees suudab ise sõitva autoga ja rääkiva kellaga maailma päästada, siis mida mina oma eluga teha võiksin. Ja minu elu vaatnes niimoodi, et 9. klassis tegin ma otsuse, mis minu elu seni on kõige olulisemalt või kõige rohkem muutunud. Ma astusin koolilehe toimetuse uksest sisse, hakkasin koolilehte tegema. Ja see on see päev minu elus, ilma milleta ma ei seisaks siin täna teie ees ja ilma milleta ma ei oleks pooltki see inimene, kes ma täna tegelikult olen. Ja ma panen teile ka väga südamele, et võtke oma elus ka aega mõelge natuke pikemalt ette. Mõelge sellele, et ärge kunagi piirduge keskpärasusega. Kui te juba peate koolis käima, siis võtke sealt nii palju, kui vähegi võimalik on. Mina läksin lisaks koolile, läksin koolilehte tegema, see avas minu elus väga palju uusi uksi. Mõelge, mis võiks olla teie see lisategevus, lisahuvi, hobi, lisapingutus, mis on see, mis teie elus võib neid uksi teinekord avada. Need ärge iial keskpärasusega piirduda. Teie, kes olete siin maavana tublimad olümpiaadivõitjad, teie ilmselt seni oma elu olete elanud nii, et ei ole keskpärasusega piirdunud, tihti ka edaspidi neid sihte hästi kõrgelt. Ja peagi jääb Järvamaa teie jaoks väikseks. Need, kes käivad 7. klassis, nende jaoks jääb ta väikseks 20 minuti pärast, kui te sõidate maavana piirdest välja Tallinnasse. Teie tulete tagasi. Need, kes on abituriendid, teie jaoks jääb Järvamaa väikseks natukene pikemaks ajaks. Loodan väga, et lähete ülikooli Tallinnasse või Tartusse või kaugele mere taha. Aga kui kõrgele või kaugele teie tiivad teid ka kannaks, siis ärge kunagi unustage neid inimesi, kes utsitasid teid neid tiibu proovima, kes tegid teie tiivad kandvateks. Ärge unustage oma kooli, oma kodulinna, kalda, Järvamaad, sest see on see maa, kus Aro Pärt tegi oma esimesed sammud ja Anton Hanselist sai Tammsaare. Hoidke seda kõike meeles ja elage oma eluga edaspidi niimoodi, et võib-olla saab kunagi Aro Pärt ja Anton Hansen Tammsaare kõrvale kirjutada teie nimed. Aitäh, Aro! Nii, ja mis mul jääb siia kõrvale öelda, kui vaid seda, et nägite Knight Riderit vaadates, võib saada maavanates. Ehk siis õpe nüüd selline, et kõike tuleb maitsta, proovida ja katsetada ja tuleb leida see, mis sinule sobib. Ma arvan, et te natuke olete seda maitset suhu saanud, te olete tundnud, kuidas see maitseb, kui sa teed tööd ja näed vaeva ja siis sul on põhjust mõned päevad tõeliseks rahutoluks. Sest täna olete teie siin, teie olete need, kes on teinud midagi sellist, mida enamus vist ei ole viitsinud võib-olla suutnud. Ja küllap see tunne ongi see tunne, mis teid natukene võib-olla teistest kaaslastest vahel eristab. Ehk siis, et te teate, kuidas see rahulolu tunne tegelikult enda sees on. Kõik ei tea, sellepärast, et kõik pole viitsinud nii palju pingutada. Nii et ärge seda iial unustage, seda mõnusat tunnet, mis järgneb sellele, kui te olete tõesti teinud vahel ka sellist tuima ja rasket ja väsitavat asja. Ja rahulolu on üks tunne, mida ma teile edaspidisekski soovin. Ja teine on see, et varsti te, kui te pole veel seda tundnud, siis te varsti kindlasti tunnete ära, et on olemas ka selline eneseväärikus. Ja see ütleb teile edaspidigi, et kui ma midagi teen, siis ma ei tohi seda tehagi viletsamalt, kui ma tegelikult suudan.
Ja kui te need kaks tunnet on juba selliseks keele peal olnud ja maitsvaks saanud, siis ma usun, et te jõuategi kõikjale, kuhu te ainult tahate. Aga täna siis kindlasti sinna, kus teid täna viiakse, näidatakse midagi loodetavasti põnevat ja loomulikult tänu ka kõigile teie juhendajatele ja õpetajatele, siis nemad on need inimesed, kes neil on lasknud erinevaid asju katsetada ja maitsta ja proovida. Nii et kõikile teile, olgu teil lihtsalt täna üks tõeliselt rahulolust pakatav päev.